Et tere teile kõigile. Ma arvan, et minu nimi on siin näha ka, et ma olen Lea Tartu kogudusest ja tere tulemast kõigile webinarile Evangeelium eestimaalasele. Te olete täna teinud hästi hea valiku ja kuna meil on täna üsna palju külalisi, see tähendab seda ka teistest kogudustest ja neid, kes eelmisel webinaril ei olnud, siis ma lühidalt räägin, kuhu te olete sattunud. Et lugu on selline. Metodisti kirikul on oma ajakiri Koduteel, mis ilmub 4 korda aastas ja sellel aastal on siis teine number ja ütleme, ajakirjas räägitakse meie kiriku koguduste elust, sündmustest ja iga kord on üks fookusteema ka. Ja sellel korral on selliseks peamiseks teemaks on just evangeeliumi kuulutamine või evangelism. Ja siis sellega seotult on meil tänane see webinar ka. Ja see webinar siis üldse on nagu teine sellest nii-öelda nagu koduteelega seotud webinaridest. Ja ma tahaks nagu öelda seda, et mina aitan seda tänast õhtut natuke nagu läbi viia, et meil on ka kava olemas ja tahaks öelda seda, et meil on meeskonnas veel inimesed, ma nimetan ruttu ära, Mariana tegelikult juhib meie meeskonda, meil on Maire Latvala, kes on meeskonnas, aitab teha, meil on IT, ütleme selline tehniline tugi on Nathan Holman ja Irina tõlgib meil täna ja räägikski tõlkest ka, et täna on võimalik seda jälgida nii eesti keeles kui vene keeles. Vene keeles on täpselt nii, nagu siin pildil näha, et saab valida siit alt nupust. Eestlased võivad jääda täiesti Eesti kanalile, täiesti rahulikult, aga kes saab vene keeles jälgida, kuulata, et siis valige siin vene keel alt nupust, nii nagu pildil on. Nii, ja ma annan veel teada ka sellise asja, et me täna lindistame seda. Ja see läheb üles metodistikirik.ee lehele, et kui ei jää kõik meelde või tahate üle vaadata või kellelegi soovitada, siis te saate sealt ilusti hiljem vaadata seda webinari. Ja hoiame oma mikrofonid kinni, et kui siin enne me saime nagu natuke lobiseda ka, mis oli soojenduseks ju tore, siis webinari ajal me anname sõna vahepeal, me anname sõna tänastele kõnelejatele, Hindrek Taavet Taimlale ja Ahti Kaerale varsti ja siis, et sõna nad saavad kuskil 40 minutit, pärast seda on grupitööd, 20 minutit ja gruppides saab küll juba rääkida. Grupid moodustuvad ise, te ise leiate mingil hetkel siis ennast ühest grupist. Ja siin on küsimus, kas eelmine webinar on ka järelvaadatav, siis see on ka metodistikirik.ee järelvaadatavana täiesti üleval. Et keegi on kasutanud juba seda chati nuppu siin all, et te saate jooksvalt esitada sellel teemal, evangeeliumi teemal ka küsimusi ja chati, millele te võib-olla saate ka vastused, siis ütleme kõnelejatele esitatavaid küsimusi võite siin jooksvalt ka kirjutada. Eelmine webinar oli meil kriisidest, kriisi teemal, selline küsimus tuli ka juba. No nii. Ja tervitan siin Irinat, kes siis on tõlkimas. Teeme tutvustamise ära, et pane nüüd Nathan see slaid kinni ja nüüd tahaks ju teada, kelle aken minu akna kõrval on ja ma ütlen niimoodi nüüd koguduste, ütleme, konfessioonide kaupa, et kust meil on täna inimesi ja külalisi ja kaasteelisi, et hästi rõõmustav, et see teema kõnetab, mitte ainult metodiste, vaid teisi ka. Ja tervitaks kõigepealt sõpru baptisti kogudustest, te võite lehvitada, kes on baptisti kogudustest, aga teeme nii, et ärme tagasi neile vastu lehvitame, sest see tekitaks siis segadust. Tervitame Nelipühi kirikust sõpru, kes on Nelipühi koguduses, need võivad lehvitada. Nii Luteri kogudustest, nii väga tore, Adventistist oli meil registreerinud
inimesi metodistist, kes on metodisti kogudusest, võivad lehvitada. Siis vennaste kogudusest oli meil. Ja meil oli ka Eesti Evangeelsete Vabakoguduste Liidu kogudustest. Jah, et see on selline, kus on näiteks Valguse tee kogudus ja üks kogudus oli veel, mida ma ei saanud teiste alla panna. Tere tulemast kõigile. Kui mul midagi jäi, mingi osa jäi välja, siis te võite siia chati panna kirja, et aga mina olin hoopis siit. Et siis saame ka teada. Ma võtsin registreerimise tabeli kaudu praegu. Ja siis niimoodi ongi praegu, et ma tahaks seda veel välja tuua, et see, mis grupis on, kui muidu on see tähendab see muidu webinar salvestatakse ja saab vaadata hiljem järgi, siis see, mis grupis räägitakse, et seda ei salvestata. Kes seal on, et mida ma tahan rääkida teistega ja mida mitte, aga olgem julged. Ja Maire, kas sa teeksid algust palve? Jah, palvetame. Isand, sina oled meid läkitanud kuulutama evangeeliumi. Me tunnistame seda, et sõnum pole meie oma ja me ise sageli ei tea, kellele ja kuhu minna kuulutama. Ja nõnda me palumegi, et sina õpetaksid meid. Sina täidaksid meid ennekõike iseendaga, et meil oleks mida jagada. Ja palume, Issand, et sa õnnistaksid tänaseid kõnelejaid, et see, mida nad räägivad, võiks olla tõesti asjakohane, see võiks meid aidata kõiki. Anna meile avatud südamed kuulma, mida sina tahad, et me täna õpiksime. Ole kõiki õnnistamas, ole ligi oma püha vaimuga. Aamen. Nii, aitäh Mairele. Ja läheme edasi. Me ligineme nüüd läheneme sellele osale, kus varsti kuuleme meie kõnelejaid. Ja ma natuke tutvustan. Meie valik pole üldse juhuslik, et viimane ajakirja number mõlematel siin on väga head artiklid ja sealt see valik tuligi, nii Ahti kui Hindrek Taavet on kirjutanud evangelismist ja mõlemad on noored mehed, nagu te võite arvata või juba teate, aga teate, kui teile vahepeal tundub, et Eestis tunnevad kõik juba kõiki, eriti kui te vaatate kristlasi, siis ma võin öelda, et Hindrek Taavet ja Ahti mõned nädalad tagasi või 6 aega tagasi vähemalt, nad ei tundnud üksteist üldse. Et nüüd nad juba natuke teavad, et võib ka nii juhtuda, see näitab, et Eesti nagu nii väike ei olegi. Ja siis Taavetist, et Taavetit meie metodisti koguduse inimesed võib-olla teavad rohkem, tema on meil ka seminaris õppejõud ja Saaremaal Reeküla koguduse pastor. Siis Ahti on tegelikult, kas nüüd Luteri või vennaste kogudusest, eks ole? Nii, Ahti, kus sa oled? Mõlemad. Ma olen Luteri koguduse liige ja vennaste koguduse vend. Just. Ja mõlemad on tublid noored kristlased, nii, mis on kõige olulisem. Ja Ahti siis juhib tegelikult MTÜ Kristus igasse kodusse, et evangelism on tema igapäevane nii-öelda selline ülesanne. Et nad räägivad tegelikult oma töödest ja tegemistest ka oma sisulises osas, et ma sellest pikemalt ei räägi. Küll ma ütlen, et sellest artiklist Taavet kirjutas oma artikli väga huvitavalt just sellest, mis asi on evangeelium üldse ja ta tõi välja ka Vana Testamendi vihjeid evangeeliumile ja kuidas Jeesus muutis evangeeliumi mõistet ja tõi välja ka, mis on evangeeliumi tulipunkt sealt ajakirjast, just siit. Ja Ahti artiklis oli ma toon nüüd oma sellised mõtted välja, mis mul jäid silma. Tõi selles välja, et eestlast võib-olla, mida eestlane kõige rohkem otsib, on see, et ta hing on tühi, et tema hingeline tühjus ja tegelikult ainult Jumal saab seda täita. Samuti mulle meeldis väga see mõte,
et me peaksime võib-olla ennem, kui me hakkame evangeeliumit kuulutama, kuulama neid inimesi, kes meie kõrval on. Alustama sellest ja siis minna edasi. Nüüd ma annan sõna Ahtile ja Indrek Taavetile. Aitäh! Ma siis tervitan ka kõiki. Rõõm on teid näha ja ma vaatan, et siin nende väikeste pildikeste hulgas on inimesi, kes mind ennast on õpetanud, nii et paljuski, mida ma täna tean, on neilt tulnud, aga ma arvan, mingites tingimustes võib Jumal lasta eeslil ka inimesele rääkida ja ka munal kana õpetada nii-öelda, nii et ühesõnaga igal juhul privilegeeritud tunne, et mulle siin sõna antakse, et siin juba on päris palju tarkust koos. Aga rõõm on teie keskel olla, jah, tere. Tere ka minu poolt. Et mis ma ikka sissejuhatuseks nii väga oskan öelda, et tõesti evangeeliumi nagu jagamine on minu igapäevane töö, aga mitte niivõrd see, et nüüd kuidas mina isiklikult jagan evangeeliumi, vaid et olla kogudustele ja koguduse liikmetele toeks selles, et ise enda jaoks nagu üles leida või välja töötada, et mismoodi mina ühe koguduse liikmena siis oma ümbrus, ma ei tea, kas naabriteni või tuttavateni või kelleni iganes jõuaksin. Ja et mis annab tööst, mida ma teen KRIK-iga. KRIK on siis lühend lihtsalt ühest Kristuse igasse kodusse pikast nimest. Et teil koduteel ajakirjaga tuli ka kogudustesse niisugused väiksed vihikud, evangeeliumi isiklik jagamine, taga on niisugune lõvi ja tallepilt. Et see on nüüd juba ligi paar aastat vana, aga et kes on selle lugenud, et siis sealt tekib ka üsna palju sellist pilti, et mis on KRIK-i töö keskmes ja mis on need nagu sihid, kuhu poole selle asjaga tüürime. Et aga täna siis äkki Taavet aitab meil natukene jutu otsa lahti saada kuidagi ja et saame siis nagu arutleda nendel teemadel. Ühe korra me Taavetiga harjutamiseks oleme juba Zoomis lobisenud, vaatasime, et jutt lippab küll, kui otsa peale saame ja oskame nagu üksteise mõtteid edasi kanda ja täiendada, aga Taavet, aitäh äkki. Teate, ma ei lase teile veel rääkida. Okei, super. Jaa, et ma annan teile natukene veel soojendamise aega. Meil on üks tore video ja me näitame teile, see on meie Tallinna Vene koguduse noortel tehtud, et te saaksite ka kommenteerida seda videot siis oma jutus, et Naatan jagab meile kohe. Абонент временно недоступен. Hello, darkness, my old friend. А ты веришь в Бога? А ты раньше ходила в церковь? В какой ты церкви? Hello, darkness, my old friend. О, новый человек. Ты знал, что Библия — это истина? Библия — это знание. Ты знал это? Читай Библию, вот читай. Вот. Hello, darkness, my old friend. Как вас зовут? Ну, в общем, да, мне понравилось. Я тоже смотрела. Hello, darkness, my old friend. Привет. Что все дьявол? Привет. У тебя что, помада? О, ужас. Да. У нее подбородок. Грех, 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 грех. Hello, darkness, my old friend.
А можно здесь сесть? Занято. Hello, darkness, my old friend. Девушка? Да. Я вижу, одна пришли? Ну да. Привет. Ну, я смотрю, так поздно. Может, тебя до дома довести? Ну, ладно, парни. Ты чё? Hello, darkness, my old friend. О, привет. Давай пообщаемся. Давай пообщаемся. Нет, девушка. Можешь с тобой пообщаться? Есть вопросы? Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Ja Taavet ja Ahti, teie kord jätkata. Ma isegi ei teadnud, et seal Tallinna Vene kogudus on nii raskesti selle noortetööga läheb, aga mul oli väga hea meel näha, et tegelikult üks minu õpilastest seminaris oli see, kes lõpuks selle ukse avas siis uustulnukale ja ikkagi ilusti sisse lasi ja tervitas, et kohe näha, et seminaris käinud ja evangelismi õppinud tütarlaps. See kõik need, seal oli 10 erinevat siis nagu olukorda ja eks ta läheb sükse ühe mustri alla, mida seal oli tahke muidugi mitu, aga üks asi, mis mulle viimasel ajal on enda jaoks kuidagi sõnadesse formuleerunud paremini, on see, et kui me mõtleme evangeeliumi jagamise peale või selle peale, et kuidas meil nüüd tuleks kuidas meie kogudusse lisanduks uusi nagu ligimesi või sõpru, et siis me kuidagi oma mõttes lülitume sellise režiimi peale, et me näeme kõiki neid teisi, kes meil ei ole koguduse liikmed, me näeme neid mingisuguse objektina, kellele nüüd kuidagi oleks tarvis selgeks teha, et tule kogudusse. Ja siis meil on nagu need kavatsused on hästi head, et jagame neile Jumala sõna ja aitame neil ka avastada võib-olla kõike seda, mis me tahame, aga et siis kuna meil see mõtteviis on kuidagi siukse, lähme kanname ette, toome ta kogudusse ja muu selline, et siis me kuidagi hakkame suhtuma või oma tegudes hakkame väljendama pigem tõesti selliseid asju, nagu seal videos oli ka, et me tahame kohe inimest panna või muuta enda suguseks või tahame, et ta ka kohe kuidagi saaks pihta kõigele sellele, mida me ise oleme koguduses aastate jooksul õppinud ja piiblist lugenud ja nii edasi. Et siis meil oli Taavetiga kõneldes üks siuke nagu lause tuli kirja, et see evangeeliumi jagamine, et see ei ole kampaania, vaid et see on elustiil. Ja et siis, kui meil on nagu elustiiliks see, et anname, siis me tõesti nagu suudame paremini ka näha seda inimest, kes meile võib-olla tuleb huvi tundma, et aga mis te siin teete. Ja et me ei võta teda niivõrd siukse mingi kampaania, ma ei tea, sihtmärgina või midagi taolist. Ja selle elustiili juures on ka muidugi see, et see ei ole vaimuand ilmtingimata see evangeeliumi jagamine, et ei ole nagu küsimus, et kas sul nüüd on võimekus kedagi kogudusse tulekul toetada või mitte, vaid see on siuke, et inimene ei oled ja teistega suhtled ja uusi nagu tutvusi lood. Et see on lihtsalt sellise, et me inimesena nagu jagame ise seda reaalsust, kus me elame ja oleme valmis seda teistele ka rääkima ja hoiame silmad lahti, et tõesti, kui keegi huvi tunneb, et siis me ei hakka teda kuidagi ülemäära tagant kiirustama või nagu seal oli, et raamatuga pähe tagumat.
et sellised lühikesed mõtted tulid sinna otsa. Taavet, kas sa tahad nagu edasi krüttida teemat? Jah, ma loodan, et me selle video peale toppama ei jää, et siin võiks palju rääkida. Minu jaoks oli juba see iseenesest ime, et see noor seal üksi kiriku poole jalutab, et no sellist asja, et sellises vanuses noor tuleb üksi ilma sõpradeta. Võib-olla muidugi teised olid teda varem kutsunud. Võib-olla korra aastas Eesti kirikus niimoodi juhtub, et keegi niimoodi üksi tuleb, et see on sama loogika, et kui paadiga järvele minna kalale ja siis loota, et üks kala siis kogemata ise paati hüppab, et midagi sellist. Aga ometi selle juures on mul üks lugu ka, et minu õemees tegelikult oli Rootsis oma ühe väga rikka, aga ateistist sõbra juures ja nad läksidki kalale ja hakkasid jumala asja rääkima ja seal minu õemees sai jagada oma pöördumislugu. Tal oli olnud väga selline radikaalne pöördumislugu. Nimelt Jumal oli teda vabastanud narkootikumide sõltuvusest ja paljust muust ja praktiliselt päeva pealt niimoodi ühe hetkega. Sellele muidugi eelnes palju selliseid eestpalveid. Aga see minu õemees on nüüd seal Rootsis ka paadis hakkavad kala püüdma ja samal ajal õemees räägib siis talle jumalast ja mida ta kogenud on. Ja nemad olid tükk aega juba sõbrad, et seal ei olnud mingit uut sellist tutvust vaja luua, lihtsalt see jumala asi oli nende vestluses uus. Ja nad ei saanud terve päev seal järve peal kala. Ja siis mu õemees ütles, et kuule, et ma palun, et Jumal annaks meile kala ja siis sa näed, et ta on olemas. Ja siis tõesti õnge otsa seda ei tunda, aga oligi nii, et kala hüppas paati sisse, kujutate ette. Nii et isegi sellised asjad, et need noor tütarlaps ise kiriku poole tuleb, see ime võib ka juhtuda. Aga muidugi on siis vajalik, et me ise seal kiriku sees selliseks imeks ka avatud oleme. Ma arvan, et jah, palun. Et see on hea näide, see kalal käimine on hea näide sellest evangeeliumi isiklikust jagamisest või sellest elustiilist, et kui palju meil on oma tuttavate ja kaaskristlastega igasuguseid kokkusaamisi ja toredaid õhtuid ja lobisemisi, kus me räägime igasugustest asjadest. Ja tahaks öelda maast ja ilmast, aga me tihti räägime sellest maast ja sellest ilmast või nagu sellest taevasest asjast nagu räägime vähem. Et nii lihtne on üle libiseda sellest, et kuidas mis Jumal meie elus teeb ja mis on meie enda nagu kogemus olnud. Ja ma sain täna hommikul tuli nagu sukest värsket kraami ka natukene. Panin selle kõik kirja, mis mul tuli ja mul on viimast kuude jooksul on mind kuskil sisimas on nagu häirinud üks asi ja ma olen siis aja jooksul nagu saanud vastuse ja täna hommikul tuli siis lõplik siuke, et sain näpu peale panna, mis see on. Ja et kui me nagu evangeeliumi jagamise kontekstis, et minu jaoks oli see, või mind häiris nagu see, et miks me pressime ennast justkui sellisesse tuiskame üle linnade maade ja kuulutame evangeeliumi rolli. Ehk siis, et miks me tahame ennast panna rolli, kus me peaksime olema suksed karakterid, kes tuiskavad üle linnade ja maade ja kuulutavad evangeeliumi. Ja loomulikult on see ka nagu hästi äge ja hästi vajalik, et meil on ka sellised inimesed koguduses olemas, aga midagi ikkagist on mind kriipinud või kraapinud. Ja siis, kui ma hakkasin seda enda jaoks lahti mõtestama, et siis esiteks mulle tundub, et kui meie ainsateks eeskujudeks on need nii-öelda need evangeelsed ässad, et siis me maalime enda jaoks nende põhjal silme ette pildi, et evangeeliumi kuulutamine just selline ja ainult selline välja näebki. Paned ühest kohast teise, muudkui räägid lühidalt selle evangeeliumi põhipointi välja, palvetad tema eest ja järgmine. Et siis siit ka nagu siuke teine asi, et jällegi minu nagu isiklikud mõtted või arvamused on ja tähelepanekute põhjal tekkinud ideed, aga et need evangeelsed ässad, et nad astuvad inimestega justkui nagu juhusuhtesse, et see on selline ühekordne
ja kumbki ei saa teist tegelikult isiklikult tundma, et siis saadakse kokku, tehakse asi ära, palvetatakse, räägitakse evangeeliumist ja minnakse lahku. Ja loomulikult ka sellise läbikäimise käigus inimene tõesti võib saada puudutatud ja kindlasti ta midagi nagu adub või tajub ja see on siis Jumala kohalolu, et kui ikkagist tõsine kristlane läheb ja palvetab, loomulikult seal on midagi, mis avaldab muljet. Aga et seejärel läheb see ilmalik inimene oma ilmalikku keskkonda tagasi ja talle ei jää sellist püsivat suhtlusvõimalust kellegagi, kes on nii-öelda selle kahe kodakondsusega, ehk siis nii nagu me kristlasena oleme. Talle ei jää selle inimesega kontakti, kelle poole pöörduda, et siis saada ka järgmine toitev piimatilgakene ja järgmine, kuniks ta jõuab siis selle hetkeni, et ta tõesti tuleb kogudusse vaatama, et aga mis te seal veel teete? Ja jätkub tegelikult veel mitu minutit meil mõtteid, aga ühesõnaga, mul on naabrinaine, kes aeg-ajalt ikka tuleb küsima mu käest, et kas ma aitaksin tal oksi lõigata või lihtsalt palub mu oksakääre. Ja ma olen kristlane, ma tõesti hea meelega aitan. Aga mis mulle nagu tõeliselt rõõmu valmistaks on see, kui ta teinekord helistaks mulle ja küsiks, et kuule, Tahti, aga ole hea, mul on täna raske, et tule palveta minu eest või tule palveta minuga koos või midagi taolist. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et aga miks mul on naabriproua, kes kiidab mind kogu üle meie väikse linna ja on väga õnnelik, et tal selline tore naabrimees on, kes ikka oksakääridega appi tuleb ja nii, aga miks ta ei tunne mind kui kedagi, kelle poole pöörduda selleks, et ole hea, tule palveta minu eest. Ja seejuures me oleme mõlemad ristitud inimesed ja sama koguduse liikmed. Ja sealt mu mõttekäik siis läks edasi, et okei, ma tean, mu oksakäärid on väga head, aga et kui ma nüüd lähen ja hakkan kõikidele oma tänaval elavatele inimestele pakkuma, et tead, mul on jube head oksakäärid, tahad, võta, laena neid minu käest. Ja siis ma ei piirdu enda tänaval, ma lähen naabri tänavasse ka. Ja siis ma lähen veel kaugemale, ma käin teise linnaserva ka läbi ja ma võtan endale sihiks, et ma ju kõikide Türi linna inimesteni. Ja ma küsitlen kõik läbi, kas te minu oksakääre tahate? Vähemalt 50 inimest päevas kavatsen seda teha. Ja siis, kui nad oksakääre ei taha võtta, siis ma küsin, et okei, aga kas ma võin tulla sinu aeda või koju sisse ja ma lõikan ise nendega sinu aias. Et ilmselgelt ma oleksin üsna varsti tuntud kui mingisugune imelik, kellel siin kupu all ei ole kõik korras. Ja siis hoitakse minust igaks juhuks eemale, sest ma käitun imelikult ja ma olen täiesti põhjendatult välja teeninud umbusalduse enda kui inimese kohta või enda kui inimese kohta tervikuna siis. Mu oksakäärid on päriselt ka head, aga kui mind kui isiksust ei usaldata, siis igaks juhuks ei võeta minu käest ka minu tööriistu. Ja ma mõtlen, et evangeeliumiga on võib-olla natukene sarnane lugu. Ja see paralleel siit siis on, et kui ma nagu tuiskan mööda linna ringi ja pakun neid oksakääre valimatult kõigile, et siis see ei ole see, et ma võtan oma naabrite või enda lähedal elavate inimeste hea käigu eest vastutust. Ehk siis, et ma ei pea nagu kõigile pakkuma oma oksakääre, aga ma võiksin lisaks siis sellele ühele naabriprouale suhelda ka teistega. Ja tegelikult ka 3., 4. ja 5. Ja need on inimesed, kellel kõigil on elus väljakutsed, need on erinevad. Ja seejuures minu tööriistariiulil ei ole ainult oksakäärid. Mul on seal ka igasuguseid teisi asju, mul on akutrell ja häkilõikur ja kõike muud head kraami, millega saab nagu inimestele appi minna. Aga et selleks, et ma kui saaksin minna õigele inimesele appi õige tööriistaga, siis ma kõigepealt pean natukene minema ja temaga nagu looma ikkagi mingigi nagu niisuguse inimliku kontakti. Ja siis niisuguse loomuliku vestluse käigus tuleb välja, et kellel on siis tarvis kuhugi koputada ja kellel on tarvis hetki pügada ja siis saad võtta õige tööriista ja minna nagu õige asjaga sellele inimesele appi.
Ja siis veel siia otsa viimane mõte, et kui ka siis ma näen seal oma naabrit näiteks pusimas mingi asja kallal ja mu enda tööriistariiulil ei ole seda sobivat tööriista, et siis meil on koguduse näol, meil on nagu terve seltskond, kellel on mitmeid tööriistariiuleid ja kamba peale meil on see tööriistavalik päris suur. Et siis me saame alati nagu oma koguduse kaaslastega võtta ühendust ja rääkida, et kuule, et mul on niisugune naaber ja tal on nagu niisugust tööriista oleks vaja ja kellel on ja kes saab appi tulla ja siis sedapidi me oleme nagu koos saame nagu rohkem abi pakkuda ja rohkem toeks olla. Et ma ei tea, kas tahate, et seletan natukene lahti, mis see tööriista paralleel on ja ma rääkisin küll oksakääridest ja hekilõikurist, aga tegelikult me tööriistadena kasutame ju sõna, me kasutame erinevaid kirjakohti ja me kasutame võib-olla erinevaid palveid ja nii edasi, et me nagu need vaimulikud tööriistad, millega me kristlasena igapäevaselt toimetame. Et sellised mõttekäigud tulid täna hommikul. Olid need ei ole võib-olla väga küpsed veel, et palun küsige täpsustust või andke mulle tagasisidet, kui liiga umbluu. Ma prooviks Ahti natukene sinu tähendamissõna tausta avada. Nimelt Ahti tegelikult selle looga rääkis seda, et kristliku sõnumi kuulutustöö ja ühtlasi evangelism on midagi, mida ei saa niimoodi umbropsu tänaval laiali jagada, oodates kiireid ja efektiivseid tulemusi. Ja teatavasti selle evangelismi sellise ühe negatiivse varjuküljega ongi just seotud see arusaam, et see peab olema midagi, mis toimub võhivõõraga tänaval ja kiiresti ja inimesed kohe pöörduvad. Ja tõesti niimoodi neid oksakääre ei ole, ega evangeeliumi ei ole meil aega kõigile jagada ja samuti seal nendes suhetes tihtipeale ei ole ei usaldust ega sellist pikaajalist potentsiaali. Et need asjad võtavad natuke rohkem pühendamist ja läbi mõtlemist. Ja tegelikult me oleme Ahtiga selles mõttes ühel meelel, et evangelism ja jüngerlus ehk siis nii kristliku sõnumi esmane kuulutus kui ka siis inimestega koos Jeesuse järgimine ehk siis see terve protsess, mis sellele kuulutusele või kuulutusele vastamisele järgnema peaks, need käivad absoluutselt käsikäes. Ja me ei saa nagu alustada üht ilma arvestamata selle teisega. Ma ei tea, kas praegu on hea aeg, aga ma jagan igal juhul praegu ühte sellist slaidi esitlust. Ma olen seda laenanud oma seminari, teoloogilise seminari evangelismi ainest, kus muidugi, mida me seminaris teeme, on see, et me räägime väga lihtsatest asjadest väga keeruliste sõnadega. Ja siin nüüd üks slaid, mida te siin näete, see tegelikult on meie koduteel ajakirjas täitsa olemas. All on viide ka. Siis tegelikult natuke selle taustal, mida Ahti rääkis see, et ta läheb nüüd tänava peale oma nende heade lõikuritega kohe tutvustama inimestele, et tegelikult see on, mida teaduslikult me kutsuksime siis seda soterioloogilise paradigma vormi siis evangelismis. Hästi keeruline sõna, aga see on selline tendents, ütleme, mis võttis väga nagu radikaalse vormi just 20. sajandi lõpul, võib-olla 90-ndatel, aga tegelikult enne seda juba 60-ndatel, 70-ndatel, 80-ndatel samuti, eriti läänemaailmas, kus evangelismi või evangeeliumi rõõmusõnumi selliseks tuumaks saigi isiklik pääste, see, et inimene ja selle vorm, et inimene loeb ühe patuse palve. Ja selle evangelismi eesmärk ehk siis teelos siin kreeka keeles oligi pöördumine, see, et ta siis inimene saab kiiresti vastata sellele kutsele ja vastata siis läbi selle palve näiteks. Ja üldiselt evangeelsed kirikud seda nagu praktiseerisid nii palju, et sellest on kujunenud paljudel ka teil, kes te siin täna kuulate,
arusaam, et see ongi evangelism, kui keegi seda teeb ja kui keegi nõnda siis vastab. Ja seda võib kutsuda siis selline päästega seotud paradigma. 20. sajandil või 21. sajandil see paradigma Läänekirikus on hakanud muutuma ja muutunud ka just selle poole võib-olla, et rõhk on mitte siis sellel või eesmärk ei ole mitte see kiire pöördumine, aga see jüngerlus ise, see, et inimesed saaksid liidetud kiriku osadusega ja sealne tuum on siis Jumala tulev kuningriik. Ja pigem siis evangeeliumi kuulutamine on lihtsalt selleks, et alustada seda jüngerlusprotsessi. Tegelikult koduteel ühes heas artiklis, mida Asbury professor Phil Meadows kunagi kirja pani ja Meeli Tankler on tõlkinud. See Phil Meadows tegelikult räägib sellest, et näiteks metodisti rajaja Wesley võib-olla nägi seda kuulutust sellisena, mis ühendab need mõlemad, nii selle esmase evangeeliumi kuulmise kui sellele järgneva jüngerluse ja tema väitel siis selle evangeeliumi sisuks, selle rõõmusõnumi sisuks on Jumala püha armastus. Just armastus, see, et Jumal armastab kõiki, aga ka Jumala pühadus ehk siis püha armastus. Mitte selline universalistlik armastus, et milles kõik automaatselt osa saavad, ilma et oma elus mitte midagi ei pea muutma, aga just Jumala püha armastus ja selle evangeeliumi sellise sõnumi kuulutuse eesmärk oleks siis ühendus Jumalaga. Ja selle usaldusväärsus nagu see vaimulik juhendamine või selle sisu, ütleme siis. No, siin on lihtsalt mõned näited, kuidas me nagu seminaris asjadest räägime või keeruliste terminitega, aga tegelikult nagu lihtsatest asjadest. Ja kuna need paradigmad on viimase, ütleme siis sajanda vahetusel ka ühtlasi vahetunud või siis on erinevad kirikud, erinevaid nagu lähenemisi kirjeldanud, siis see on ka põhjus, miks meil evangelismi mõiste on natuke segane. Mis asi see siis ikkagi on? Et kas see on see, et ma lähen grupiga tänavale ja väike vastus on muidugi jah, see hõlmab ka seda, aga see pole kaugeltki see terve evangelism. See terve evangelism on midagi, mis on ikkagi kristluse enda elustiil ja elu koos Jumalaga ja tema kirikus. Aga kui tohib, ma proovin seda kiiresti teha, aga ma natuke vuristan siit läbi selle slaidiseeria, et jõuda selle viimase mõtteni. Ja see on lihtsalt, et õrritada teid natuke seminari tulema, sest te saate nagu maitsta seda, kui detailseks asjad võivad minna. Ja see konkreetne seeria, me räägime tegelikult sellest, et tegelikult on väga palju erinevaid evangeeliumi kuulutuse meetodeid, väga palju erinevaid lähenemisi, millele kõigile võib Jeesuse ja tema jüngrite elust tuua näiteid ja leida piibellikku alust, aga millel kõikidel on nii head ja vead, nii tugevused kui nõrkused. Ja ma ei hakka siin üksipulki nendest kõikidest rääkima, ma pigem lihtsalt lendan üle nendest slaidide, aga näiteks lihtsalt on olemas suhete arendusevangelism, selline sõprusevangelism, kus me tõesti võtame võib-olla aastaid, et inimesega teha tutvust ja on see siis see naaber, kellel sa käid seda hekki lõikamas või kes iganes. Siis loomulikult on tänavaevangelism. Jällegi oma tugevuste ja nõrkustega on selliseid vorme, mis pakuvad mingit traktaate või lendlehti või mis kutsuvad koosolekule või lausa, mis panevad, kus astutakse turuplatsil üles ja hakatakse jutlustama. Siis on olemas selline väeevangelism, mis rõhutab nagu üleloomulikkust ja seda, et Jumal teeb imeteguseid. Ja see võib ka avalduda nii kirikus kui tänavatel kui kuskil mujal, aga rõhutatakse siis seda, et Jumal lihtsalt kuulutushetkel teeb midagi, mida inimesed muidu ei saa seletada kui kristliku usuga. Koosoleku evangelism, see, mis seal videos oli selle tüdrukuga, kus ta oli kutsutud siis ilmselt noorte õhtule. Et see, kus me ootame, et need kalad nagu tulevad sinna paati ja et jällegi täiesti nagu piibellik,
aga ainult üks paljudest vormidest. Samuti meil on ju nüüd interneti evangelism sotsiaalmeedias, kui te juba Facebookis jagate sõnumit, kui te kirjutate oma mõtteid, mõnes mõttes te seal ka kuulutate ju oma elu ja oma elustiili ja Kristust, kes siis läbi kisa ja kes siis läbi rõõmu. Ja samuti on igasugused sellised vormid, kus tegelikult see kuulutustöö on peidetud mingite ilmalike vihmavarjude nii-öelda alla, kus see toimub, kus inimesed kuulevad Kristlusest, aga see toimub isegi sellise ilmaliku tähe all, näiteks nagu GLS või kabeliteenistused olümpiamängudel või jõululaat või ühesõnaga kohad, kus kristlastele antakse palju nii-öelda sõna või mingi konkreetne autoriteet või sõnum edasi anda, aga see üritus või need inimesed, kes seda korraldavad ise ei pruugi üldse teha seda nagu kiriku nimel. Ja muidugi paljud raadiosaated, raamatud ja nii edasi, sotsiaaltöö. Nii et see on lihtsalt üks näide sellest, kui palju erinevaid vorme üldse evangelism võtab ja ükski nendest ei saa, kõik need, mis ma olen siin loetlenud, kõiki võib piibellikult põhjendada, kõigega võib tegeleda, aga kõikidel on oma puudused ja ka tugevused. Aga kuhu me jõuame tavaliselt oma tudengitega, on see, et see, mida eestlane vajab 21. sajandil, see on see, mida me kutsume nii-öelda eeskuju evangelismiks. Ja see on see, mis tegelikult kahjuks paraku nagu võtab kõige rohkem aega. See, et inimene usub sinu sõnumit siis, kui ta näeb seda konkreetselt sinu elus. Et nagu siin kirjakoht ka ütleb 1. Johannese kirjas, et sellest me tunneme ära, et oleme temas, et kes ütleb enese püsivad temas ehk Kristuses, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Ehk siis see, et me kasvame jüngerluselust, pühaduselust Kristuse sarnasusse, see peab olema meie kuulutuse nii-öelda see eetos, see, millega me põhjendame ja kuulutame oma usku. Ja me oleme tudengitega lihtsalt sinna jõudnud, et eestlasel see eeskuju evangelism on, kuigi see võtab aega, tihtipeale aastaid, võib-olla aastakümneid, siis tegelikult see on kõige tõhusam elu muutja. Ja just põhjus on tegelikult eestlase selline skeptilisus. Ja siin on nüüd hea näide sellest, et meil on teatud selline kultuuriline nagu kontekst, kus meie elame ja see ei lähe kokku võib-olla sellega, kus näiteks ameeriklased elavad. Siin on mul Hillary Clintonist lihtsalt tookord, kui ma selle pildi panin, siis oli vist see presidendi valimised, kus ta oleks võinud ka seal võita või ma täpselt ei mäleta. Aga me näeme lihtsalt, et on teatud asjad võib-olla näiteks Ameerika kultuuris või mõnes teises, need asjad meil tekitavad nagu umbusaldust, aga seal kultuuris võib-olla on täitsa nagu okei. Ja kui te neid pilte vaatate, siis ma usun oma südames igaüks saab rohkem suhestuda selle parempoolse pildiga. Et me pigem oleme ettevaatlikud ja see, kui me tahame, et keegi meilt tõsiselt võtaks, siis me peame seda nagu paraku väga pika aja jooksul ilmselt inimestele tõestama. Ja see ei välista muidugi Jumala selliseid hetki, kus ta võib meid ühes hetkes kasutada kuskil tänava peal, kuskil koosolekul, aga me peame lihtsalt arvestama, et me evangeliseerime rahvast, kes tegelikult on õigustatult olnud skeptiline iga asja eest, mis kuskilt väljaspoolt teda võõralt maalt tuleb. Mõelge kõikide vallutajatega Eesti rahva hulgas, kõik, kes lubasid meile kuldset tulevikku, aga siis tegelikult tulid ja hävitasid meie põllud ja rahva ja vangistasid ja viisid ja küüditasid. Ja meil on igati ajalooliselt põhjust olla skeptiline. Ja see skeptilisus võib meile kunagi tulla kasuks just sellepärast, et me mõtleme läbi selle, mis me vastu võtame. Ja kui me midagi vastu võtame lõpuks, siis me ka sellele pühendume. Aga see skeptilisus paraku on ka meie nagu proovikivi ja takistus just sellepärast, et me niisama ei usu kedagi. Me ei usu, et keegi meist hoolikest pakub meile kiiremat internetti.
see on ka asi, mis mina kõikides oma läbikäimistes ja juttudes rõhutan, et kus me oleme ja kellega me oleme. Et me tõesti neid evangeeliumi kuulutamise või levitamise vorme, et neid on, USA-s on see elu on teistsugune, seal on seda hästi palju nagu välja töötatud või kuidagi viidud üle maailma, see globaliseeruv maailm on. Aga tõesti meie kultuur ja meie inimesena oleme tõesti teistsugused ja mõelge igaüks ise, kui te lähete mingisse, ma ei tea, olgu kas või käsitöö ringi, et siis kui te lähete, astute sinna ruumi sisse või sinna majja, kus see seltskond tegutseb, mismoodi te tunnete ennast seal, et kas te lähete sinna täitsa võõrana, astute, kas te langete kõigile kaela ja musitate, kallistate, ütlete, nii tore on sind näha, teeme vaipu. Et ei, me lähme sinna ja vaatame niimoodi ettevaatlikult, et mis tüüpi inimesed siin üldse on, mis juttu nad räägivad ja siis me mingi 4 korda lähme õlgu kehitava moega koju ära, ütleme, mis ei ole nagu hea asi. Ja siis, aga võib-olla ikkagi kuidagi sinna lähme 5. korda ka ja saavastame, see vaiba kudumine on päris tore. Et just see kultuuri kontekst ja sellest ka Taavet rääkis ja ma täielikult nõustun. Ja haaran ühest asjast veel kinni, mis Taavet mainis, või millest ta rääkis, et need slaidid olid erinevatest evangeeliumi kulutamise viisidest või lähenemistest. Ja millele mina tahan rõhu panna selle juures, et oli erinevaid juba ka siis, kui esimesed jüngrid tegutsesid, oli erinevaid viise. Mis tähendab, et tuleb valikut on, mille hulgast valida, missugust viisi kasutada, et me peame lihtsalt ära tabama, et mis on õige asi, õiges kohas ja õigel ajal. Ja see on, ma ei mäleta, kas oli Kroll või Metsala, kes pidevalt korrutavad seda, et õige asi õiges kohas, aga valel ajal on vale asi. Või siis, et õiges kohas, õigel ajal, aga vale asi on vale asi. Ühesõnaga, sul peavad kõik 3 nagu olema klappima. Õige asi, õiges kohas ja õigel ajal ja siis on õige asi. Et võta nendest üks ära, siis välja tuleb vale asi. Ja ma tahaksin jällegi öelda seda, et see nii-öelda ühelt poolt julgustus, et võtta asja pikaajaliselt ja läbimõeldud ei ole üldse eitus nendele kiirematele vormidele. Et me rääksime ka siin Ahtiga näiteks sellest, et miks me näeme evangelismi tänava evangelismi all. No üks on see, et me oleme seda pikalt lihtsalt nõnda teinud või praktiseerinud, aga ka seal võib olla see hetk, kus see on õige koht ja õige asi ja õige aeg. Et ma mäletan Ameerikas koolis olles, kui me tegime palve evangelismi tänavatel, siis lihtsalt minnes ilma mingite traktaatide, ilma mingi paberimajanduseta inimeste juurde öeldes, et tere, mina olen kristlane, mu sõber on kristlane, kuidas me saaksime sinu eest täna palvetada, kogu lugu. Ja jällegi Ameerika kultuuris on see täitsa nagu okei, sest väga paljud on kristlased. Ja vot seal me juhtusime küll mõne olukorra otsa, kus see inimene oli kas teel kohtusse või täitsa enesetapule, üks juhus oli selline ka. Ja vot seal me teame, et kui meiega see vestlus poleks olnud, siis ma ei tea, mis üldse oleks olnud selle inimese järgmine nii-öelda päästerõngas. Ja selle tõttu võib ka juhtuda, et tõepoolest evangelism saab oma sellise kõige magusama kuju nagu seal tänava peal kontaktis võõraga ja väga lühiajaliselt. Aga me peame aru saama, et see suur missioni käsk, mis nagu Ahti ütles, ei evangelism ega tegelikult ka jüngellus, need ei ole vaimuannid, ehk siis need ei ole sellised asjad, mille kohta me saame öelda, mul seda ei ole. Ei, see on osa Kristuse mandaadist, kutsest kogu kirikule, igale kristlasele. Lihtsalt me tunneme seal oma sellise funktsiooni ära. Ja tegelikult me peame nagu aduma seda, et need inimesed, keda me seal tänava peal kõnetame, need võivad olla meie Samaaria naine, need võivad olla heal juhul meie Sakkeus, kui te ka olete valmis temaga õhtust sööma.
meie Nikodemus, meie pime Bartolomeus või kes iganes, aga nad ei saa olla meie Peetrus, Jakobus ja Johannes. Mõistate? Et on inimesed, kellesse me investeerime päevast päeva, nädalast nädalasse, me käime nendega koos, me teeme kogukonda, me oleme jüngerlusprotsessis nendega koos. Ja tegelikult need on need, mille kohta Jeesus ütles, et tehke seda kõikide rahvastega, tehke jüngriks. Aga küll aga see Samaaria naine ja Sakkeus ja kõik need teised näited, need on ääretult olulised. Lihtsalt see on pigem erand kui reegel. Neid näiteid, kus on, mis sa Taavet tõid, et kuidas USA-s sattusid inimeste otsa, kes läksid kas kohtusse või siis endale otsa peale tegema, neid näiteid on ka Eestist. Ja need on nagu head näited, julgustavad näited, et lükka ümber Taavet, aga võib-olla, et mis me nagu Taavetiga mõlemad tahame eelkõige nagu väita ja milles me tahame julgustada, on see, et me enda jaoks ei lahterdaks liiga nagu kasti sisse või liiga kramplikult ära, et mis see evangeeliumi jagamine või evangeeliumi kuulutamine on. Ja et me ei suruks ennast mingisugusesse rolli, mis ei oleks meile loomulik, vaid et me hakkaks nagu enda isiksusele sobivat niisugust viisi siis välja kompama, juhul kui sul ei ole veel seda või kui sa tunned, et ei, ma vist see evangeeliumi jagamine ei ole minu jaoks, et siis just nagu nendele inimestele siis eelkõige on see nagu julgustuseks, et valikuid on erinevaid ja tuleb see enda jaoks sobiv üles leida. Ja meie aeg on ilmselt läinud kaugele juba, et Lea, kas sa tahad suunata? Aeg läheb edasi, jah. Eriti kui huvitavat juttu jälgida. Ma tegelikult ma tean, et seda ei saa lühidalt, te olete mõlemad nagu kinnitanud, aga huvitav on lihtsalt nagu teada, et kuidas nagu inimesed kirikusse jõuavad. Indrek Taavet on kristlikus peres üles kasvanud, aga Ahti mitte. Et võib-olla mõned märksõnad, kuidas sinuni evangeeliumi jõudis näiteks Ahti? Seda ma sain alles, ma olen ristitud, leeritatud 2015 detsember Keila Luteri kirikus ja see pärast seda läks mitu aastat hiljem, ma alles taipasin, et ma tegelikult lapsena olin saanud Luuka evangeeliumi algusest lõpuni ära näha, kuulda ja vaadata. Ja see oli 90ndate algus, kui videokassette, kui videolaenutusi ja niisuguseid ju ei olnud, aga Eesti oli üle külvatud Jeesus filmiga. Ja siis seda ma olin vaadanud. Aga et kuidas ma siis ikkagi nagu täiskasvanuna alles jõudsin, et see on pikem lugu, kuidas ma koguduse juurde päriselt sain. Aga minu isiklik kogemus on see, et see tegelikult oli 2 aastat protsess, et kuniks ma üldse leerikooli läbi käisin ja kuidas mul koguduse õpetajaga niisugune kontakt ja suhe tekkis ja kuidas tema oskas tegelikult anda just neid õigeid piimatilgakesi, et ta ei kiirustanud mind takka, ta ei hakanud ütlema midagi taolist, et kuule, kui sa ikka nagu seda asja tõsiselt ei võta, siis ma ei tea, siis sa ei pääse, vaid ta oskas mind nagu läbi juhtida sellest enda kasvamisest. Ja siis üks niisugune märgiline moment veel sellest, et kuidas sa nagu saad kristlaseks ja kasvad kristlaseks päriselt, on sellest hetkest, kui ma olin aasta aega juba olnud ristitud inimene, käisin jumalateenistustel, mitte küll iga nädal, käisin armulaual ja ükskord mul oli ka niisugune pilt, kus ma olin nagu on meeles üks pilt, olin armulaual, mõtlesin, et ma ei saa sellest Jeesuse kontseptsioonist aru. Ja siis ma muidugi ka palusin, et ma tahaksin hakata aru saama. Aga mis juhtus 1 aasta pärast seda, kui ma olin ristitud, et märkasin, et Jumal päriselt ka nagu vaata saab elus sul hakata korrigeerima asju ja kui ma selle tõdemuseni jõudsin, siis läks pöörane sõit lahti ja 1,5 aasta jooksul mul oli pidevalt nagu selline tunne, et appikene püha vaim, et natukene veel ja ma lihtsalt ma nagu murdun.
minu psüühika nagu murdub. Ja et mis siis nagu toimus, oli see, et ma ju olen ilmaliku inimesena saanud täiskasvanuna elada ja sul on ikkagist mingid maailma käsitlused ja arusaamad. Ja see võttis umbes 1,5 aega, kui tõesti püha vaim, võttis need ehitusklotsid ladus ilusasti lahti ja siis ehitas kogu minu väärtusahelad, väärtushinnangud, maailmakäsitlused, kõik need asjad ehitas uuesti ülesse. Ja see on andnud mulle siuksed, kuivõrd pikk see protsess tegelikult on ja et kuivõrd naiivne meil oleks nagu oodata, et inimene siukse veerandtunnise vestluse peale saab kuidagi täiskasvanud kristlaseks. Et siuksed, aga neid isiklikke kogemusi on palju, või on veel millest rääkida, aga ma arvan, need on siuksed säravamad, mis nagu kristlaseks kasvamise juures tahaksin välja tuua. Nii, et kihvt. Et ma usun, et tegelikult te nõustute, et tahaks hea meelega kuulata nüüd edasi. Aga tõesti, kell on saanud 7. Ja kuna see on nii lai teema, et nagu me kuulsime, et see ongi tegelikult meil kristlastena meie elustiil, meie igapäevane selline nagu ülesanne siin maa peal, et siis see ongi lai teema. Aga ma usun, et tänane nagu selline mõtisklus ja tänane webinar on heaks tõukeks, et me igaüks nagu omas kodus praegu või kirikus või kus me oleme, et me mõtleme, et kuidas me saame isiklikult selles edasi kasvada, areneda ja et Jumal nagu tuletaks või tooks meile esile need inimesed, kellega me võiks selle protsessiga edasi minna, et me jääks lihtsalt nagu, ma usun, et Jumal ei taha, et me jääks lihtsalt nagu eeskujuks, vaid me läheme oma vestlustega ka järgmiste sammudega edasi, nagu Ahti rääkis, et tegelikult seal on palju vestlusi ja see, et lihtsalt ilmast ja Eiki kääridest ei jääks nagu rääkima. Me läheme nüüd gruppidesse. Tutvustame, Naatan näitab meile grupijuhid. Need ei ole nüüd loosi tahtel, vaid nendega on ka kõik nagu eelnevalt kokku lepitud. Siinkohal ma tahaks reklaamida ühte grupijuhti, eriti Rauno Ojassu kohta. Teil veab, kui te satute sinna gruppi. Temast on pikk artikkel viimases Kodutele numbris, et teistest nii pikalt ei ole kirjutatud, aga see on väga huvitav artikkel. Teised juhid, Laura, Ardi, Triin, Irina, Rauno, Benjamin ja aitäh teile kõigile. Ja tegelikult on niimoodi, et ei pea ise midagi tegema, et Naatan juhib meid mõne hetke pärast näete, et te olete ühes grupis, mida juhib keegi neist 7 grupijuhist. Ja seal meil on aega 20 minutit vestelda ja ma palun, et te võib-olla nagu saategi rääkida nendest Indrek Taaveti ja Ahti jutust edasi, et mis teid kõnetas ja mida te ise isiklikest kogemustest, et mida te tahate teistega jagada. Ja kui teil tekib küsimusi, siis meil on pärast aega 20 minutit esitada ka meie kõnelejatele küsimusi ja saada vastuseid, et kirjutame need küsimusi siia chatti ka ja grupijuhid saavad võib-olla nagu edastada. Ja kui me tuleme pärast tagasi, siis on igal grupijuhil 1 minut aega rääkida kõige põnevam asi või mida te tahate teistega jagada. Et selline lühike nagu selline kokkuvõte selle kohta. Aga küsimusi koguge ka evangelismi teemal meie kõnelejatele. Nii, ma loodan, et te olete valmis minema gruppidesse. Ja ma näen, et siia chati aknas on tulnud ka mitmeid küsimusi ja kirjutage julgelt siia veel juurde neid küsimusi ka ja meie siis kõnelejad võivad neid juba natukene piiluda ja vaadata, et valida sealt mõned sellised küsimused välja, millele te tahate vastata. Et selles mõttes me ei tee nüüd sellist nagu pime küsimusi, et söödame teile ette, vaid need, mis teid nagu kõnetavad, et vaadake niimoodi, mis sinna kirjutatud on, Ahti ja Taavet. Ja Naatan jagab äkki meile kõnelejate pildid veel ette, tuletame meelde, et tähendab need grupijuhid, kes meil olid
ja siis saavad grupijuhid selles järjekorras, nagu nad siin on, rääkida, mis gruppides üldse toimus. Tällä päevällä. Nii, Laura on valmis, eks ole? Laura, räägi, mis toimus? Meil oli väga tore grupp, sellepärast et need küsimused, mida te seal näete, on suures osas meie grupi küsimused. Nii et me olime väga aktiivsed küsimusi esitama. Ma arvan, et meil oli nagu palju, mille üle mõelda. Meil oli, ma arvan, päris mitmetel meist oli päris palju kogemust nagu varasemastest aegadest, mis on töötanud, mis ei tööta. Jagasime neid asju, mis meile võib-olla nagu natuke haiget teevad või mis meid ka maha tõmbavad. Ja samas mulle väga meeldis ka see, kuidas Aavo rääkis sellest, et me peame jääma kõik nagu ka nagu omanäoliseks, et see on jälle see hekikääride lugu, et mis on nagu need minu hekikäärid. Ja mulle isiklikult väga meeldis, kuidas Üllas Tankler tõi välja selle, et kutsuda inimesi appi oma hekikäärega kasutama, et mitte alati ütelda, et ma tulen sulle appi, vaid see, et me oleme valmis ka näitama, et meie oleme ka nõrgad, et meil ei olegi kõiki neid vastuseid. Et see võib olla üks väga suur evangelismi selline salajane võlurelv, et me näitame, et me oleme ka nõrgad ja et tulge meile appi ja selle kaudu tegelikult me võime väga palju head sõnumit levitada. Et meil oli väga-väga vahva grupp ja ma ei tea, kõik meie grupi liikmed, ma arvan, võiksid tegelikult ise ka siin sõna võtta ja rääkida kõigest. Nii et aitäh veel kord kõigile meie grupi liikmetele. Aitäh Laurale. Mul on üks selline tehniline küsimus, et kuna me ei ole varem niimoodi teinud, me kirjutasime nüüd grupi ajal küsimusi. Kas need nagu ei läinud vist suurde gruppi, need ei ainult meile näha või? Mul on selline tunne, et need on ainult just nendele inimeste näha, kes selles konkreetses grupis olid. Okay. Et mina hetkel ei näe ühtegi küsimust. Et meil oli küsimus, et ilmselt need on grupi liikmetele näha, et ma kopin neid siis uuesti. Aga anname siis Ardile sõna. Joo, aitäh. Ega meie grupp ka ei taha eelpärel kõnelejatele alla jääda, et meil oli ka hästi lõbus, hästi vahva. Ja meil oli tegelikult need mõtted vist päriselt ühest äärmusest teise äärmusesse, et meil on neid kogemusi, mida jagati, et kes ütleb, et see ongi natukene nagu selline müügitöö, see evangeeliumi kuulutamine, et see peab olema nagu selge arusaamine ja strateegia, et kelle juurde sa lähed, mis eesmärgiga sa lähed ja kuidas seda nüüd siis rakendada. Et ei saa kõikidele inimestele minna täpselt ühe samasuguse jutuga, et õppida endale justkui see pähe. Et kui on olemas sellised trükitud traktaadid, et neid loomulikult saab jagada. Aga samas ka teine pool, mis meie grupis oli ja millest me rääkisime, on see, et tore on rääkida küll, aga teinekord võib-olla just need inimesed, kes võib-olla kõige rohkem seda abi vajaksid, et kes on võib-olla kusagil mingite meelemürkide mõju all või kas alkoholiga või mingite muude asjadega hädas, et tundub, et võib-olla see reaalsustaju on inimestel ära ja et siis ei ole nendega kuidagi võimalik kontakti saada. Et on ju öeldud, et minge ja kuulutage ja rääkige kõikidele ja kui see inimene on ikkagi natukenegi kontaktne, et siis peaks olema tema juures nagu võimalik kuidagi suhelda. Ja kogu selle asja kokkuvõtteks või niimoodi ühe lausega kokkuvõtvalt, mida me grupis rääkisime, minu meelest Külli ütles seda väga tabavalt, et see evangelism ei ole ikkagi vaimuand, vaid see on eluviis. Ja see, kuidas me elame, see tegelikult jõuab inimestele kohale ja mina olen siiralt veendunud, et inimesed meie ümber saavad aru, kas me tahame neile seda näidata või me elame seda päriselt ja siiralt välja. Et see siirus selle asja juures kuidagi alateadlikult jõuab inimestele kohale ja see teebki selle töö meie eest justkui ära. Et kui me teeme seda, oleme need, kes me päriselt oleme, elame oma elu ja nii nagu eelmine grupijuht siin ütles, et võib-olla teeme ka vigu, võib-olla tunnistame enda nõrkust ja palume ise kellegi abi. Et sellist evangeeliumit on inimesed valmis oluliselt paremini vastu võtma kui seda, et mis on nagu kuskilt raamatust maha loetud. Aitäh, Hardi! Nii, Triin saab kohe sõna ja järgmisena siis Irina. Aga Triin?
Jah, me esmalt alustasime sellega, et me ei tohiks kunagi ära unustada, et see ei ole ainuisikuliselt meie töö. Et nagu see kirjakoht ütleb, et Paulus istutas Apollos kastis ja Jumal lasi kasvada. Et kindlasti on ka teisi, kes konkreetsele inimesele kuulutavad. Siis me rääkisime sellest, et hästi oluline on see inimlik hoolimine, et esmalt näitajad hoolid. Ja siis ma tahan kuulda, mis sul ka öelda on. Kindlasti ei saa evangeeliumi kuulutada ilma püha vaimu abita. Et ikka peab kuulma Jumala käest juhatust selles osas, et kelle juurde minna, mida öelda. Kuulamine on hästi oluline, et tihti tuleks rohkem kuulata, kui ise rääkida, et teada, et mis abi see inimene tõsiselt vajab. Ja isiklikud lood on, mis on hästi mõjuvõimsad. Et rääkida sellest, mida Jumal on teinud meie elus. Aitäh, Triin! Tundub jah, et ikka kõik grupid olid huvitavad, mitte ainult minu grupp. Nii, Irina saab kohe sõna ja Rauno juba paneb ennast valmis. Üks hetk ma nüüd kohe lõpetan selle... Kas ma saan seda siit? Ma pean just ekraani jagamise lõpetama, siis ma saan. Irina on tõlkeboksis lihtsalt meil ju. Nüüd peaksime kuulma. Okei, hästi. Meie kõige suurem kokkuvõte oli selline, et on vaja leida õiged tööriistad. Seda, mis oli varem, see oli just sel momendil on kõige parem asi, näiteks 20 aastat tagasi. Aga nüüd on kõik teistpidi ja siis on vaja leida õiged tööriistad. See on kõige suurem kokkuvõte, mis mul oli. Ja kindlasti, et evangeeliumi jagamine on esimene samm. Pärast tuleb see just jüngerlus. Ilma seda ei ole mõtet minna lihtsalt välja, et kuhu lähevad edasi need inimesed. Vot sellised mõtted meil oli. Aitäh! Väga huvitav. Nii, Rauno on olemas. Ilmselt oled valmis. Ja peale Raunot oli, kas oli Benjamin? Just nii. Benjamin, ole valmis ja Rauno. Ja, meie esimene mõte oli, et kogu elu on üks kuulutus ja selliseid raame, et peaks ennast kuskile asetama, et see on evangeelium, seda meil ei olnud ja rõhutati muidugi südame usku. Kui sul see endal on, siis see on loomulik tegevus, siis see kandub ka inimesele üle, ta näeb, ta kohtub elava Jumalaga, sina oled Jumalaga koos oli ja inimene tunneb seda. Et me ei kuuluta ei sellist religioossust, oma kiriklikke eelistusi, vaid just elavat Jumalat. Muidugi oli probleemiks oli see, et kui me oleme ekstravertsed või introvertsed, et siis on meil seda raske või on see pingutus meie jaoks. Aga kui sa teed seda loomulikult, siis see maksab ja Kaupo tuletas meelde, et evangelism on inimlik tegevus, mis kannab seda jumalikku osa, mis on selle Medeusi üks mõte ka, nii et loomulikkus oli meie märksõna ja selliseks nagu sa oled ja siis Jumal tegutseb sinu kaudu. Aitäh! Benjamin, saab kohe rääkida. Benjamini gruppi said sa siis, kui sa olid noor. Mina seda ei olnud. Aga Benjamin, räägi, mida noored rääkisid. Ja meil noortel oli ka tegelikult hästi palju sellist huvitaid mõtteid, aga üks siis oligi, et just see sügavus evangeliseerimisel. Et kas me lihtsalt räägime talle natukene Jumalast, siis ta jääb sinna või me räägime talle ja siis me õpetame teda veel ja kaasame teda teistes asjadesse ka veel. Ja lisaks noorteka näide, mis need vene noored tegid, et kutsume ta noortekale, esimene noortekas näiteks siis veedame aega koos temaga, oleme lahked tema vastu ja pöörame tähelepanu talle ja vaatame, kuidas ta tunneb ennast. Ja siis teine noortekas lihtsalt unustame ära, et vaatame, et ta juba, ma ei tea, mitu korda käinud, et arvame, et ta saab kõigiga läbi juba, aga tegelikult tulebki ikka jälgida teda ja vaadata tema kasvu ja kasvada koos temaga ikka. Et see oli üks mõte, mis meil oli. Ja siis lisaks oli ka see
kääride näide siis, et kas me läheme kogu aeg ühe sama tööriistaga kõikide teiste juurde või me siis vaatamegi, et mis siis nagu kellelegi paremini sobib. Et kas me lähme kohe ja surume talle piiblit või siis me nagu räägimegi ja küsime nagu, mida tema arvab ja mis mulje temal üldse on jäänud ja kas sellised mõtted olid meil siis. Aitäh, Benjamin. Väga põnev. Ja Tea saab viimasena sõna gruppitööst. Ja, et meil olid alguses väiksed tehnilised probleemid, et meil võttis natuke aega, et me kõik saaksime kaamerad ja mikrid tööle, aga suuremal osal grupis olid sellised isikliku jüngerdamise kogemused, kus nemad ise olid tulnud usule sellise väikese grupi kaudu, kus nad said oma usust hakata jagama, õppima, uurima, kus olid sellised lähedased suhted. Ja siis peeti väga oluliseks seda isiklikku eeskuju, et tõepoolest me kogu oma eluga ja igal hetkel me tegelikult kuulutame kellelegi või midagi. Ja siis, kui meie viimane osaleja sai mikri tööle, siis temal olid just positiivsed kogemused ka tänava evangelismist, et see ei tähenda, et see meetod oleks maha kustutatud, vaid see töötab ka tänasel päeval. Nii et oleme samamoodi seda meelt, et olla pühast vaimust juhitud ja teha just seda, mis antud hetkel vajalik on. Suurepärane. Et tundub, et rühmatööd grupis oli kõigis huvitav. Kas Ahti ja Taavet on veel olemas? Olemas. Nii, kas te olete nüüd näinud neid küsimusi ka chatis? Oleme. Olete leidnud midagi, millele kohe hakata vastama? Nüüd on teil aega. Et teil on aega kuskil 50-ni küll. Ma sain nüüd natuke lugeda neid küsimusi ja ma arvan, et on midagi, mida ma saan täpsustada, mida ma ise enne ütlesin, aga saan täpsustada, mis võib-olla vastaksid võib-olla neljandikule küsimustele. Et kui ma ütlesin eeskuju evangelism niimoodi kiirelt, et see on see, kuhu me nagu välja jõuame just eestlase puhul, siis ma ei mõelnud seda, et me teeme tegusid ja seal ei ole sõnu või et me kuidagi lihtsalt elame ilma mingi interaktsiooni või kokkupuuteta. Aga see mõte on just see, et see eeskuju on Kristuse eeskuju meie elus. Ehk siis me teeme seda, mida Jeesus teeb. Ja selle arvelt, kui me küsime, et millal me kasutame sõnu, siis me peame vaatama Kristuse peale. Tema ei jätnud rääkimata Jumala riigist või endast või päästest. Aga ta jätnud ka tegusid tegemata, ta jätnud ka väge näitamata või imetegusid, ta jätnud ka koosolekuid tegemata. Ja selles mõttes see nagu taandab päris paljud asjad ära. Isegi need küsimused, mis puudutas siin, et kus me saame selle nagu innu või selle tule või selle poweri, ma nüüd ütlen oma sõnadega, et ikkagi kuulutada, sest samamoodi see peab nagu käima läbi Kristuse. Et me peame vaatama, mida tema tegi ja seal on meie eeskuju ja seal on meiega nagu selline tasakaal ja ma arvan, temas leiab iga inimene ära selle, mis on ta enda nagu tugevus ja mis on nõrkus. Ja samuti me näeme Kristuses nagu seda, et seal see kuulutus hõlmas neid inimesi, kelle elud väliselt oli korras, selles mõttes rikkad ja targad ja rahulolevad. Ja see kuulutus hõlmas neid, kelle elud oli täitsa katki, puruvaesed ja haiged ja vigased ja isegi surnud. Nii et tegelikult see, kui ma ütlen eeskuju evangelism, see tähendab nagu Kristuse sarnasust ja see tegelikult ühendab meis või ühendab evangelismis sellise pühaduse kuulutustööga. Just sellega, et me ei saa taotleda või mingit kuulutusviisi või tööriistu eraldi selleta, et me ise oleksime Kristuse sarnased. Ja kui inimesed ei näe meis Kristust, siis nad ei taha seda, mis meil on öelda. Mina võtaksin
Kõikide küsimuste põhjal moodustaksin 2 küsimust. Ja üks on kõik need küsimused, et kuidas kaasajal täna Jumala kaugele, et kuidas siis kaasajal rääkida Jumalast inimesele, kes on Jumala kauge, või et kas on raskuses olevale inimesele lihtsam kuulutada. Ja Ardi kokkuvõttes oli veel neid selliseid näiteid, et kus see küsimuse kontekst on see, et kellele siis on lihtsam kuulutada. Ja vastus, või mis ma vastuseks pakun, on üks mõttekäik, et kõigile teada kirjakoht Matteuse 28 lõpp ja salm 19, seal on, et minge ja rääkige kõigile. Ja nüüd see rõhk sõnal, minge, see on mitmuses, see on öeldud kollektiivile, et minge ja kuulutage kõigile. Et see missiooni käsk ei ole see, et mine sina ühe inimesega ja räägi kõigile, vaid seltskonna peale, minge ja rääkige kõigile. Ehk siis me ei pea nagu vaatama, et kuidas mina saan kõigile rääkida, vaid kuidas mina saan rääkida inimestele, kellega mul võib-olla klapp on. Ja teine, et kõik need küsimused, et kuidas olla tuline kristlane, kuidas algusesse saada, mida teha siis, kui usku ja teadmist on, aga innustust jääb puudu ja nii edasi, siis mul on selle koha pealt näide või paralleel autoga. Ja me istume juhiistmel, meil on rool käes ja me keerame seda vasakule paremale ja siis auto all rattad teevad ka niimoodi. Aga nii kaua, kuni me käiku sisse ei pane ja gaasi ei anna, siis sellest rooli kruttimisest ja rataste pööramisest ei muutu absoluutselt mitte midagi. Me peame hakkama liikuma ja siis saab püha vaim meid aidata ja suunab meid, aitab meil seda rooli keerata ja suunab meid siis õigemale poole. Ehk siis, et kõik need küsimused, et aga kuidas seda, kuidas toda ja nii, et me saame selle asja tegutsedes teada siis, kui me liigume ja siis, kui püha vaim saab meie rada hakata suunama. No nii, et vot, kus on mehed, nii. Sellised mehed, et kirjutate 10 küsimust ja nemad võtavad selle kõik 9 küsimuseks kokku. Et see on juba selline, ütleme niimoodi, et kõrge tase. Me mõtlesime, et nad sisustavad aega pikemalt, aga iga sõna tundub, et on väga läbimõeldud, kui räägivad Taavet ja Ahti. Mis ma tänase sellise webinari kohta ise, mis mul kõrvu jäi, mulle meeldis see, et nii nagu Jeesus rääkis omal ajal tähendamissõnadega, siis ka tänapäeva tegelikult noored kõnelejad räägivad tähendamissõnadega. Siin oli Heiki Kääridest ja Kala, kes hüppas paati, see on küll tähendamissõnaga ehe näide kohe elust või siis nüüd sellest autost, mis ei hakanud liikuma. Et ma usun, et need asjad jäävad teile ka meelde ja kui vaadata, kui palju võimalusi Taavet tõi meile oma sealt seminari slaidilt, et kui palju erinevaid võimalusi on evangeeliumi jagada, siis ilmselt meist mitte keegi ei saa seda öelda, et minule sobivat ei ole, vaid saab vaadata seda seminari salvestust uuesti ja panna paus selle koha peale, kus need slaidid on ja mõelda läbi, et mis on ikkagi minule parimad viisid. Et lihtsalt, kui me teame tegelikult seda igavese elu sõnumit, siis ma arvan, et me ei saa jääda seda lihtsalt vaikselt teadma. Et sama hea või ütleme niimoodi, ma kasutan ka siis tähendamissõna või nii, et kui ma teaks, kuidas COVID-viirus lõpeks ära ja ma lihtsalt ei räägi sellest teistele. Et kui ma tean igavese elu sõnumit, siis ma lihtsalt ei räägi, siis ma arvan, et me ei saa rahulikult elada. Me tahame sellest rääkida ja ma usun, et samamoodi te tahate tegelikult rääkida Jumala sõnumit, et olgem sellel lainel. Ma usun, et te olete saanud täna julgustust ja häid mõtteid ja et me järgmine kord teeksime oma seminari paremini, siis
me jagame teile jällegi sellist tagasiside vormi, täitke seda ja me täname eelmine kord, kohe tuligi see chati ka ja ilmselt saadetakse ka e-mailile, kes siin seda ei jõua korraga täitma hakata, te võite kohe seda nagu täita, kui saab läbi webinar. Et sellest on olnud väga palju kasu ja mitmed eelmise korra teie ettepanekud on meil sellel korral arvesse võetud. Mariana, räägi, reklaami natuke kodutele numbrid ka. Jaa. See sama ajakiri, mis mu käes on natukene selliseks ajendiks sellele tänasele webinarile. Ja kui keegi soovib seda veel saada, siin on palju sellist põnevat lugemist veel, et kõik, kellel on see parasjagu käeulatuses, pange siis ekraani juurde. Ja kui te olete seda juba lugenud, siis teistele julgustuseks võite siin ka nende reaction nuppudega näidata, et kas on tore lugemine või siin on ka mingi nutupilt, võite ka seda kasutada. Aga siin on palju põnevat lugemist veel. Ma usun, et see annaks sellist lisamõtteainet veel sellel samal teemal, mida me siin täna oleme kuulnud ja vestelnud. Ja kui keegi seda soovib saada, kellel veel ei ole, siis julgelt võtke minuga ühendust. Kõige lihtsam e-maili aadress meelde jätta on keskus@metodistikirik.ee ja sellelt samalt meili aadressilt saate paluda ka järgmist numbrit, mis ilmub juunikuus ja selle fookusteemaks on suhted, armastavad suhted koguduses. Nii et võtke julgelt ühendust, sest siin on veel väga palju põnevat materjali. Siin on Taaveti artikkel, siin on Nahti artikkel, siin on Maire väga huvitav jutlus. Siin on paljude inimeste tunnistused sellest, kuidas nemad Jumala juurde pöördusid ja veel väga palju põnevat lugemist. Veel küsimuste vooru lõpetuseks, et kõik need küsimused, et kuidas sellega ja kuidas tollega ja kuidas hakata pihta, kuidas saada innustust, julgustust. Meil on üks töövorm selleks, kus Lea tegelikult osaleb ja see on praktiline käed külge asi. Lea, ütle paari sõnaga ise oma kogemust. Ja, ma tegelikult oma gruppitöös nagu rääkisin ja mul on hea meel, et praegu seda on võimalust, et meie koguduses, Tartu Luuka koguduses on evangelismi selline väike grupp. Ja ma enda kogemusest võin öelda, et see on mulle olnud suureks abiks reaalselt midagi nagu paremini ära teha. Et kui ma muidu võisin jääda mugavustsooni, et küll naabrid teavad, et ma olen kristlane või töökaaslased või sõbrad ja ma eriti nagu järgmisi samme nagu ei teinudki, siis Ahti meie grupi juhina on seda julgustanud, et me igal kuul teeme eesmärgid, mõtleme nendele inimestele, kellega me tegelikult juba suhtleme. Ma olen palvetanud nende inimeste pärast rohkem ja ma selles mõttes olen viinud oma vestlusi siis ütleme ikkagi niimoodi peenetundeliselt, aga olen viinud neid edasi ja ma näen, et inimesed on valmis. Kui minu ettevalmistus on palve, siis see on valmistanud inimesi ette, et ma ei räägi mitte, et kuidas meie kass elab, kes käib naaberaias ja kuidas roosid kasvavad, vaid ma küsingi, et kuidas sul läheb. See on üks minu näide, ma küsisin naabrinaiselt, kuidas tal läheb. Ta ütles, et ei lähe hästi, siis ma küsisin tema käest, et kas ma võin palvetada ja kusjuures seda ei olnud lihtne küsida. Nii, ei olnud lihtne küsida, aga see julgus oli olemas, sest ma olin tegelikult nagu, ma olin ise valmis selleks. Ja see inimene tahtiski palvet ja ma mitte jäänud sinna, et ma palvetan, vaid ma pärast küsisin ka, et ma palvetasin, et kuidas sul ikkagi nüüd läheb, et need etapid oleme nagu rohkem läbi mõelnud. Ja teine selline hea näide on see, et kui ma vahepeal mõtlesin, et ma üldse ei näe inimesi, et see koroona aeg on selline, siis tegelikult kui me palvetame, et Jumal saadaks neid inimesi meie ellu, kellele rääkida, siis ta saadab isegi siis, kui ma olen kodus. Mul on lapsed kodus ja ma mõtlen, et ma ei näe mitte kedagi, siis uksekella taga oli mul üks inimene, kes tuli ja kellega ma sain natuke nagu rääkida, et kes tuli ise minu koju. See on siis, kui me oleme valmis ja me palvetame ja me tahame tegelikult sellega teha aktiivselt, et sellised väikegrupid on lihtsalt nagu niivõrd nagu innustuseks, et ei ole lihtsalt see, et ma kuskil tiksub, et ma võiks.
see on minu näide, et ma julgustan, üksteise julgustuseks on väikegrupid väga toredad. Ja neid ma käin, tulen kogudusse koha peale ja aitan neid käima saada ja nii, et see on see suke pikemaajalisem. Nii, et see oli hea, et me võime lihtsalt teha kuskil kellegi teise nagu innustusel ja viia seda koguduses edasi. Ma usun, et teil on palju mõtteid, mida nüüd kodus rahulikult edasi mõelda või siis võtta ajakiri kätte ja lugeda veel. Aga lõpetame tänase õhtu ja palvetame. Armas Jumal, ma palun, et meil jätkuks julgust viia evangeeliumi edasi. Jumal, ma palun, et nendes olukordades, kus me kahtleme ja meil on vastuseisu ja meil on ka teinekord nagu sein ees, siis me teame, et sinul on lahendused, sinul on tarkust ja sinu püha vaim võib meid juhtida ja olla meiega sellel teekonnal. Jumal, ma palun tõesti, et meil jätkuks ka armastust ja valu nende hingede kaotuse ees, et me lihtsalt ei elaks, vaid me tahakski midagi, et muutuks. Ma palun, et see evangeeliumi kuulutamise elustiil võiks olla tõesti meil iga päev meiega kaasas. Ja Jumal, ma tõesti palun, et sa võiksid meid muuta. Sa võiksid, meie püha vaim võiks juhtida meid ja sina võiksid juhtida meie kirikut siin Eestis just sellisel viisil, nagu see on parim. Jumal, ma palun, et sinu ligeolu oleks kõigiga meil täna õhtu ja kogu aeg. Palun seda Jeesuse nimel. Aamen. Aitäh teile kõigile ja ma usun, et kui te nüüd tahate, siin tuleb veel nii toredaid asju chatti, jälgige, et kui te tahate nüüd koduteelt tellida, et siis Mariana kontakt, et meil tuleb ilmselt kiri teile kõigile, Ahti kontakt, kui te tahate evangelismi gruppi teha, et need tulevad teie kirjale ka. Ja aitäh teile kõigile, et te võtsite 2 tundi pühapäeva õhtu. Olge õnnistatud.